peaasi.ee. Nii, et nüüd Kenni jutust järgselt ei räägi mina siis stigmast, et räägi nagu üldise ülevaate sellest teemast, et kui Kenni jutust me saime ilusti ülevaate sellest, kui levinud need häired on ja kui kallid need on, et siis on nende kõikide häirete juures veel see teine osa ka, mis ehk on mõnevõrra mõjutatavam kui see haigus isegi. Aga et alustamiseks ma kohe küsin kohe küsimuse nende interaktiivsete laudadega. Et küsimus on niimoodi, jah-ei küsimus, hästi lihtne. Kas sa tahaks, et sinu lauas istuks psüühikahäirega inimene? Nii, ja saate vastata neile küsimustele. Aga seal on need laua peal, vastake. Nende nupukestega nagu enne. Et ma selle jutu vältel tuleb veel mitu kohta, kus me küsime küsimusi ja need on sellised küsimused, mida kasutatakse ka stigma uurimisel. Et siis olge valmis ja vaatama enda sisse ka, et need ei ole päris need küsimused, et millel on õige vale vastus, vaid need, mille puhul võib-olla meil kõigil tegelikult on ka selliseid hoiakuid, mida me ei tahaks näha. Et see on siis esimene küsimus. Ma arvan, et meil on vastus olemas, et siiski suur enamus tahavad, et nende lauas istuks psüühikahäirega inimene. Et see on tore, et nii palju avatust on. Nii. Ja ma siis lähen kohe, kuna sissejuhatust on juba üksjagu olnud, siis lähen edasi. Järgmise, kus see? Ei suju väga. Nii, et need on need jutupunktid ja tervituseks ka suurepärase näitleja Stephen Fry tervitus, mitte küll spetsiaalselt meile, aga siiski üldiselt, et tema on näitleja, kes kannatab bipolaarse häire all, meeleoluhäire all ja tema ka tegeleb stigma vastu võitlemisega ja teadlikkuse tõstmisega. Ja tema väide on siis see, et 1/4 inimestest kannatab psüühikahäire all ja palju rohkem on neid, kelle jaoks see on probleem. Ja need jututeemad minu järgmise 20 minuti jooksul on siis see, et mis see stigma on, natuke räägin seda lahti, et me kõik räägiksime, saaksime samamoodi sellest asjast aru, mis selle mõju on ja mis selle suhtes aitab. Ja nüüd kõigepealt ma tahaksin, nüüd on jälle küsimuse koht ja see küsimus on nüüd natuke keerulisem. Ja tõesti, vaadake jälle oma südamesse, et kas sa tahaksid, et skisofreeniaga inimene elaks sinu majas? Jah, ei vastus. Ja siis peale seda meil on see videoklipp. Et ma loodan, et kõik on nüüd leidnud selle õige vastuse, et kuidas nende soov on. Alles leiavad või? Et kui elab Praadnas inimene, kelle puhul te teate, et tema põeb skisofreeniat, kas see on probleem või see on täitsa okei? Või on naaber? Ja teil on kuskilt pärast selline teadmine? Et jõuame sellise 50-50 tulemuseni, mulle tundub. Kas see nüüd on nii, et enam-vähem on kõigil on vastatud? Mille järgi ma seda tean? Mille järgi ma tean seda? No nii, et siis suur pooled vähemalt siis nagu natuke pelgaks seda mõtet, et skisofreeniaga inimene enam nende majas. Skisofreenia on ka üks kõige enam stigmatiseeritud psüühikahäire. Seda põeb igas ühiskonnas umbes 1% inimestest. See on raske häire, aga tegelikkuses selle ohtlikkus väga enamasti peaaegu kunagi selle haiguse kaasas ei käi ja nüüd siis on üks videoklipp ka skisofreenia kohta teile vaatamiseks.
there. I'm sorry to disappoint you if you were expecting a lunatic with a knife on some sort of rampage. My name is Stuart and I was diagnosed with schizophrenia 12 years ago. People like me with a diagnosis of mental illness face stigma and discrimination every day. Luckily for me, I had the support from friends and family who helped me lead a full life. Pledge to help end mental health prejudice at timetochange.org.uk. Et see oli siis üks skisofreenia patsientidest, kes on, ma usun, et üks tüüpilisemaid patsiente, inimesi selle haigusega. Et see ohtlikkuse ja ettearvamatuse mõte või hoiak, mis meil selle haiguse suhtes on küll aastaid juurdunud ja ilmselt ka veel jääb mõneks ajaks, aga tõele ta suuremat ei vasta. Et ma usun, et see filmiklipp nagu natukene annab juba selle tunde, et mis see stigma on, aga need stigma siis ongi need eelarvamused, stereotüüpsed hoiakud ja seonduv sildistamine, mis meil selle psüühikahäire suhtes on. Et kui võtame selle skisofreenia näitel, siis meil on ikkagi tekib tunne, et see on ohtlik, need inimesed on ettearvamatud ja et see kõik on päris hirmus ja need inimesed on ravimatud. Et see hoiak selle inimese ümber käib enne ja pärast seda haigust. Ja ka inimene ise teab seda juba enne siis, kui ta selle haigusesse diagnoosi saab, ta on juba ka kuulnud seda, et see on selline üleüldine ühiskondlik hoiak. Ja see keeruline lugu on sellega see, et see ühiskondlik hoiak, mis siis nende psüühikahäirete juures on, et näiteks kui minul on praegu täielik teadmine, et psüühikahäire skisofreeniaga inimesed on väga ohtlikud, ettearvamatud, agressiivsed, siis me võime ainult ette kujutada, mis siis juhtub, kui minule pannakse sealt diagnoos. Kui ma lähen arsti juurde ja arst ütleb, et võt nii on, et sul on skisofreenia, et siis need samad hoiakud, mis on seal ühiskonnas, need tulevad minu sisse ja hakkavad mõjutama minu siseelu. Et sellest saab osa minu sisekõnest ja see, et ühiskond mind häbistab, sedasi jätkub nii, et ka ma ise ennast häbistan selle eest. Ja kui ühiskond mind süüdistab, siis ma süüdistan ennast ka ise, et mul selline haigus on. Et see stigma ei ole asi, millest on kerge üle olla sellest ühiskondlikust arvamusest. Kui skisofreenia on kõige nagu tugevam näide, siis depressiooni või ärevushäiretega on siiski samamoodi. Et kui on ühiskondlik arvamus, et depressioon on naiste ja nõrkade haigus, siis ma usun, et tugeva ja teotahtelise mehena ei oleks seda kerge endale tunnistada või sellega koos elada. Et need hoiakud, mis selle haiguse juures käivad, niivõrd mõjutavad seda. Ja siis seda nimetataksegi ühelt poolt siis seda ühiskondlikku stigmat avalikuks stigmaks, ja internaliseeritud ehk enesestigma on see, mis nende inimestega, mis sageli juhtub, kui psüühikahäire diagnoosida. Mitte küll alati, aga sageli see võib juhtuda. Ja mis selle tulemus on see, et kui avalik stigma teeb seda, et inimese võimalused mingites eluolukordades või tööl võivad olla vähemad, siis enesestigma teeb seda, et inimene ise jätab ennast, selle tulemusena jätab ennast erinevatest võimalustest ilma. Et oluline on siin, et siin inimesed jäävad üksi, kuna seda häbi ja süüd selle haiguste ümber on nii palju, siis on sellest peaaegu võimatu paljudel inimestel rääkida, kas jäetakse reaalselt üksinda või vähemalt oma mõtetes jäetakse selle haigusega üksinda. Ja on leitud, et üksindus on üks suuremaid kannatust lisavaid faktoreid ka psüühikahäirete puhul. Nii et sellest ka juhtub see, et see psüühikahäire tegelikult süveneb. Ja siin on meil üks väike koomiks just nimelt sel teemal, et kuidas see stigma ka seda üksindust tekitab, et kui kehaliste haiguste puhul inimesed teevad rõõmsalt nalja selle üle, saavad abi, räägivad sel teemal, siis kui seal 4. kastikesest vaatame, siis vaimse tervise häire puhul ei öelda midagi selle haiguse kohta, ollakse vait. Ja see ongi see üks nendest lisakannatuse kohtadest.
Ja mul on välja toodud siis ka see, et kuidas see stigma mõjub erinevatele aspektidele elus. Et üks on siis see, et kuidas on stigma mõju abi kättesaadavusele. Et kuidas see mõjutab seda raviprotsessi. Et kui me kuulsime sellest, kui kallis see ravi tegelikult on, kui kulukas, mis on need summad, mis iga-aastaselt kuluvad psüühikahäirete raviks, siis oluline punkt on ka see, et need kulud on seda suuremad, mida hiljem inimene pöördub ravile ja mida tõrksam ta selle raviprotsessi juures ka võib olla, et kuivõrd nagu keeruline on tal sellest raviprotsessist aktiivselt osa võtta. Et uuringud on leidnud, et stigma on kindlasti üks faktoreid, mis takistab abi kättesaamist. Stigma mõjutab ka negatiivselt ravi ja paranemist. Et see üksindus ja häbi ja süütunded iseenesest häirivad juba seda kulgu. Abi kättesaadavuse, abi hilinemise tõttu need tervishoiukulud on suuremad. Ja on ka leitud, et see stigma, ühiskondlik stigma avaliku arvamuse mõjutamise kaudu mõjutab ka seda, kuidas tehakse tervishoiukulutusi ja kuidas neid ressursse jaotatakse. Et siin me võime ka rääkida seda, kuidas psühhiaatria tegelikult sageli ei ole number üks valdkond, millesse investeeritakse või millesse raha antakse. Ja kui me vaatame seda teoreetilise poole Eesti näidet, siis Eestis oli 2006. aastal 5,6% inimestest depressiooniga ja neist 34% otsis abi. Et see tähendab seda, et 65% seda ei teinud ja mingi osa sellel võib olla stigmal. Ja see tähendab ka seda, et need inimesed elasid depressiooniga, millel on oma mõju. Et need siis oligi suur osa inimesi, kes elasid depressiooniga ja on leitud, et kõik psüühikahäired mõjutavad oluliselt inimese tööelu, et see on taaskord, kui selle peale mõelda, siis see on äärmiselt iseenesest mõistetav, aga selles suhtes on ka tehtud uuringuid ja leitud, et see tõesti nii on. Et ühelt poolt nii tööturu võimalusi, seda, kuidas tööle saamine on, sissetulekuid, aga ka seda, kuidas inimese produktiivsus ja enesetõhusus seal tööl on. Et näiteks, kui me mõtleme, et 65% inimesi aastal 2006 ilmselt olid depressioonis, aga käisid tööl ja ei teinud teist nägugi, siis ilmselt ei olnud nad selle juures sama efektiivsed kui siis, kui nad oleks saanud ravi. Nii, kas mul tuli? Ja siin on mul juba küsimus, tuleb mul siin, et kas sa tahaksid, et su kolleegil oleks psüühikahäire, üks stigma uurimise küsimus tuli siin ka. Kas sa tahaksid, et su kolleegil oleks psüühikahäire? Ühetsime vahele, jah? Kogemata. Ja mõtleme ikka seda niimoodi, et kas see oleks okei, kui tal on psüühikahäire, mitte nii, et kas meil on see sisemine soov, et keegi haigestus haigusesse. Et kas see on okei, et mu kolleegil on psüühikahäire, ma sõnastan selle niimoodi kiirelt ümber. Nii, eks me saame selle panna kinni, mul on üks küsimus veel siin. Paneme kinni. Ja siis on mul küsimus, et kas see oleks okei, kui su ülemusel on psüühikahäire. Küsiks selle ka kohe ära. Et seda saate ka vastata selle sama laua peal. Kas ülemuse psüühikahäire on okei teie jaoks?
No nii, suurele osale inimeste jaoks oleks see okei, kui ülemusel on psüühikahäire. Ja kui mõtleme, et aasta jooksul on psüühikahäire 40% inimestel, siis need kõik situatsioonid on üpris tõenäolised. Ja ongi leitud, et 2013. aastal 10% tööealistest inimestest ja neil oli mingi raviteenuse arve psüühikahäirega seoses. Ja see on siis tõesti 10% tööealistest inimestest olid läinud abi saama. Et see abivajajate hulk oli ilmselgelt suurem ja 32 000 inimest circa samal ajal olid saanud töövõimetuspensionile, nii et sellel oli ka märge psüühikahäire suhtes. Et need on need hulgad inimesed, kellel selle diagnoosiga, mingite nende psüühikahäirete diagnoosidega koos käivad tööl, ja tähendab ei käi tööl või siis on nagu mõjutatud sellest. Et siis need on ka need inimesed, kelle jaoks see stigma kogu aeg mängib rolli, see teadmine, et neil on see psüühikahäire ja see, et kas nad peavad seda siis varjama teiste eest või ei pea varjama või on see avalik teema, et need on sellised numbrid. Ja loomulikult siin on veel need numbrid, need numbrid on puudu, et kes ei ole pöördunud abi saama. Et see tööelus osalemine on siis oluliselt mõjutatud psüühikahäirete poolt, et ühelt poolt see psüühikahäire ise, mis on hästi keeruline küll psüühikahäire stigma juures, et psüühikahäired ka ise mõjutavad töö tulemuslikkust, tootlikkust, enesetõhusust, et see oskused ja teadmised teatud häirete puhul võivad saada ka mõjutada, aga see häbimärgistamine iseenesest paneb olulise märgi veel inimese võimele tööd teha. Nii, ja lisaks siis neile praktilistele külgedele on ka see, et see toob kannatust juurde. Siin on mul ka üks küsimus, ma ei tea, ma lähen ajast üle, kui ma need küsimused ära küsin. Ma küsin. Nii, ja küsimus on nii, kas sa arvad, et psüühikahäirega inimesed on ettearvamatud? A. B. Kujutavad ohtu teistele. C. Ei saa kunagi terveks. D. Ise on süüdi oma terviseprobleemides. No nii, lähme edasi sellest. Ja need on need samad tegelikult stereotüüpsed ja stigmatiseerivad hoiakud, mida on uuritud Euroopas ja Eestis. Need ei vasta tõele üldiselt, et sellist hoiakut psüühikahäiretega inimeste kohta ei saa kuidagi tõepäraseks pidada, aga eriti markantne on see, et eestlased arvavad eriti palju just seda, et psüühikahäiretega inimesed kujutavad ohtu teistele inimestele. Et kui kõik need stereotüüpsed stigmatiseerivad hoiakud on eestlastele omasemad kui siin teistele Euroopa riikidele, kui siin on võrreldud, siis see ohtlikkuse hoiak on kõige rohkem, see erinevus on kõige suurem. Ja siin ongi see küsimus seda, et mida saab teha ja seda me saame tänase päeva jooksul veel pikalt arutada. Enda kogemuse jagamine on üks olulisemaid asju ja sellepärast mul on väga hea meel Andrei Vostovi sõnavõtu eest. Ja küsimus on sellest, mida avaliku arvamuse, avalikul kajastamisel saab stigma suhtes teha. Sellest on meil pikemalt juttu ka meie Peaasi e-lehel, on sektsioon sellest ja siin on suhteliselt ka selged põhimõtted välja töötatud või juhtnöörid, et kui nüüd kuskil kajastada psüühikahäiret, et mis siis teha, et ei ole hea defineerida inimest tema haiguse läbi. Oluline on anda nendes lugudes, avalikes lugudes hääl psüühikahäiret põdevale inimesele või siis vähemalt vaimse tervise spetsialistile. On oluline vaadata, mis pilt illustreerib seda lugu.
väga oluline on vältida hinnangulist sõnastust ja spekulatsioone. Et need on need, mis on tõesti läänes välja mõeldud, välja toodud aspektid. Ja lisaks on avalikel kajastustel on sellised stereotüüpsed ka arvamused, mida psüühikahäiretest nagu kõige rohkem kasutatakse sellistes lugudes, et psüühikahäiretega inimesed on mõrtsukalikud maniakid, keda tuleb karta, nad tajuvad maailma lapselikul viisil, mida tuleks imetleda, nad on mässumeelsed kunstiinimesed, niinimetatud vabad hinged, et need on meediast väga sageli läbi käinud mõtlemisviisid, mis samuti ei vasta tõele. Et siis avalikult sõna võttes on kasulik hoida meeles neid hästi levinud stereotüüpseid käsitlusviisi, et siis vaadata, mis see lugu tegelikult on ja mitte jääda kinni sellesse hoiakusse. Ja nüüd, et veel tänasele päevale mõelda, et mis veel teha, et siin ongi see oluline koht see, et me loodame just saada uusi mõtteid tegevusele. Meie oma mõttetel on see, et oluline on olla teadlik iseenda hoiakutest, sellepärast ka need küsimused, mõned küsimused mul jäid ajapuuduse tõttu välja, aga need on hästi olulised küsimused, mida enda käest küsida, et ise aru saada, mis me tunneme ja mõtleme psüühikahäirete suhtes. Ja oluline on ka sõnavõra mitmekesistamine, et meil oleks sõnu, millega rääkida neist teemadest, et siin on oluline punkt ka see, et meil ei ole sõna selle psüühikahäirete stigmatiseerimise kohta. Kui meil on sellised sõnad teiste teatud inimgruppide stigmatiseerimise kohta, siis psüühikahäirete puhul meil seda sõna ei ole. Et selline jutt täna. Ja samal ajal ma tahan ka välja tuua seda, et järgmisel korral, kui me sel teemal räägime, siis räägib sellest, ma loodan, meie MTÜ magistrant semiootika erialal, kes just praegu kaitseb oma lõputööd noorte vaimse tervise stigmast ja sellest diskursusest, nii et väga loodame, et ta saab järgmine kord seda kajastada. Peaasi.ee